Joonas Turba avapäev väga seiklustrohke võiks öelda, et palju pöördisid ja palju pogisid. Et mis sa ise esimese päeva kokkuvõtteks ütleksid? Mängu tegelikult oli hästi palju putte jätsin rajale ja teine pool hakkas mulle tii pealt ka suht lappama, et oleksin saanud tii pealt mängu, sest rauamäng oli hea, et kui ma oleks saanud tii pealt mängu, ma arvan, ma oleks ka lõpuni suutnud oma seda pöödirongi venitada, aga teisel pool tõusis tuul ja muutis täielikult suunda, siis tii pealt läks natukene teistmoodi mäng ja hakkas lappama, aga päässin paar head paari, tuli nii palju pogisid nagu tuli, õnneks ühtegi tuplat ei tulnud, kus oleks isegi saanud, et kindlasti hästi palju lööke rajal, aga põhi on olemas, ma arvan, homme saab tulistada piisavalt alla küll. Kui palju sellest ka kasu on, et see väljak on sulle juba natuke tuttav vähemalt, et 6 aega tagasi 2 ringarastus mängida? Kindlasti palju abiks, et suht kodune juba ütleks, et palju ei pea mõtlema, enam-vähem tead ka, et greenil võib-olla on veel, leiad mõned uued kohad, kuna greenid on nii suured, aga tii pealt on teab, mis teha ja lähestumisel on ka kõik plaanid on juba paigas, et ütleks, et nagu peaaegu koduväljak juba. Mida homsest päevast võiks oodata või loota? Nagu me tiimiga eesmärgi võtsime, et rohkem gaasi ja rohkem pöödisid. Nii et on lootust, et tõuseme sealt 11. kohalt veel kõrgemale? Kindlasti. Üritame, anname endast parima ja saame putteri kõigil tuliseks, siis tuleb küll. Edu homseks. Aitäh! Ken-Martin Soo, täna usaldati sulle mõnes mõttes nagu ankrumehe roll, et läksid rajale, kui oli juba head tulemused ees ja Eesti koondis kõigil üllatuslikult tund aega juhtis, et kas see oli natuke pinget peale ka või? Ei, tegelikult oli just vastupidi, et kui hommikul üles ärkasin, see oli natuke rohkem oli pinget, aga siis nägin, et ees meil tiimikaaslased mängisid juba päris head skoorid, et siis oli väike närv läks nagu rahulikumaks ja sain paremini oma mängu sisse fookusesse. Aga siis rajal oli, et tulid paar lolli eksimust sisse, sain kohe siis karistada ka, aga muidu mängupilt oli tegelikult täitsa tipp-topp. Sul on nüüd 3. kord järjest esindada Eesti meeste koondist, et kuidas need 3 turniiri võrdleks omavahel ka? Väljaka poolest ma ütleks, see on siin kõige kõvem, et see on kõige rohkem nõudev, et siin on ikka igaks löögiks peab keskenduma, aga eks eelmine aasta, kui me mängisime kodustes tingimustes, siis oli teine tunne, aga nüüd olla siin kõrgemas divisionis, siis on ikkagi tunne on hea, aga peame veel edasi pingutama. Isiklikus plaanis võib-olla ilmselt lootsid veidi rohkem, et pöördisid oli veidi vähe võitu, et kust homme need pöördid võiks tulema hakata? Eks vaja lihtsalt löögid natuke lähemale saada ja putt võiks rohkem kukkuda. Selge. Kas homme tõuseme pigem või hoiame vähemalt kohta? No pigem ikka tõuseme. Aitäh ja edu homseks!